Küsiksin kohe, et mulle meeldib alati nokkida, et millest album sai inspiratsiooni? Klubidest ja meie elust. Ma ütleks küll jah, aga võib-olla ütleks targemalt, siis võib-olla elektroonilise musakultuurist ja klubi ja ööelu ja reivikultuurist ja siis popmusa just ka. Aga tegelikult mulle tundub, et elektrooniline muusika on üldse natuke varju jäänud, et on teil mingisugune konkreetsem osa sellest elektroonilisest maailmast, mis nagu väga tõmbab just, et mis on ka näiteks albumil kuidagi välja toodud? No põhiline seal bass oleks ja ma ei ütleks, et see nagu on varju kuhugi jäänud, võib-olla lihtsalt Eestis nagu meil on ainsad nagu noored pioneerid, on nagu mõned, kes on natukene undergroundimad ja siis võib-olla tuntumad on võib-olla Boy Pepperoni ja Siimi ja ei tule otseselt kuidagi veel meelde. Sitaks on nüüd tegijaid, kes nagu niisugust Oliver ja igast tüübid, kes nagu viljelevad seda ja ajavad seda elektroonilise musa asja, et see mujal nagu mingi Lääne-Euroopas on see ju nagu täiega teema, kõik Josklanid ja skijakud ja võtnud nagu, et meieni jõudis see ka juba mõni aeg tagasi tegelikult, lihtsalt paus oli vahel. Vahepeal tulebki pausi ja natuke kukkida, aga kas albumil on niisugune reiv ja pidu, et kas albumil on ka mingisugune üldisem sõnum? See album on täis nagu mingeid meie enda kogemusi, nalju ja üldse asju, mis on siis nagu aasta aega juhtunud ja neid nagu kuuleb sellest nagu terve albumi läbi ja nagu mingid kindlad sõnumid, äkki see, et nautige peost ja meil küll see pidu ei ole nagu tükk aega läbi samas. See võib olla natuke nagu, et see pole nii otseselt, et sa ei saa nagu 12 lugu teha lihtsalt pidu, et siis nagu, et seal on igast siukseid nagu mingi sotsiaalseid situatsioone puudutatud. Näiteks ülispetsiifiline on see, et nagu kui lähed peole näiteks kellegagi tuuad nagu ja siis su kaaslane leiab nagu kellegi nagu mingid teised sõbrad korra ja siis sa vaata käid kaasas nagu kuidagi oled siuke nagu, et sellest me tegime loo ja ma ei tea, mitte koju minemisest õigel ajal ja mis iganes nagu, et seal on palju asju, aga üldiselt see on pigem nagu klubi näol meie mingi elu ja maailm, et see klubi ongi nagu klišeerikimaks. November Kultuurikatel Tallinnas levinud küsimus on, kas on 18+ või see on vanusepiirangute. Et tulge kõik kindlasti sinna nagu, et nii muss on juba nagu nii selles mõttes advanced ja süvenenud nagu selle esitamisele, et see oleks nagu energiline, aga ka nagu valgus ja kõik muu show nagu, et see on meile sama oluline ja seal saab seda näha. Minge 29. november Kultuurikatlas ja kui sa kohal ole, mida sa teed? Mida sa teed? Mida sa reaalselt teed? Võtke ennast kokku, mingi kohale. Aitäh, T3 lähed. Kas oli endal mingi konkreetne üks lemmiklaul ka? No okei, meie laulud olid ikka väga ägedad koos teha, aga mulle meeldis Fuck It Suck It, mis oli White Girliga koos, see oli mu top 1 lugu. Novembris, detsembris on tulemas meil endal singel. Ei tea täpselt, millal see välja tuleb siis, kui me selle valmis saame. Hetkel me tegeleme selle kallal ja ma arvan, et tuleb väga tore asi ja hitib Eesti muusikamaailm väga tugevalt. Pange edasi täiega. Just.
esmamuljed albumist on 10 palli skaalal või? Näiteks. 9. Ja miks ei ole 10 on puhtalt see, et seal ei olnud introlaule. Mulle meeldib introlaule, need on nagu naljakad. Ma nagu ise olen teinud ühele singlile seda ja neil eelmine album oli ka seda. Aga ma arvan, et see on pigem hea asi nende seisus, et nad ei pannud introlaulu, sest see lihtsalt rikub albumi struktuuri nagu. Sa viimastel päevadel oled mingid muusikavideot filminud, et mis sellega jutt on, et mis sealt tulemas on? 24. oktoober on esimene Kurad uudised single Lautega. Muusikavideo võtted olid nüüd siis täna neljapäev, on ju? Üleeile oli esimesed võtted järgmine nädal uuesti, ehk siis 3 päeva enne, kui laul ja video välja tuleb, siis on viimane võttepäev, ehk siis väga kiireks läheb. Laulu nimi on Trenn, räägib spordi tegemisest. Ühtegi roppust ei ole, mis on mulle väga... see on nagu minu eripära, et ropendada. Ühtegi roppust ei ole, nilbusid on ikka. Aga sa pead olema tark, et neid mõista, et see on selline trikiga asja. Tegin selle mingi 1. september tegin selle loo. Ja oligi nii. Ja siis nüüd 24. oktoober tuleb välja. Mis vibe võime sealt oodata, et nagu mis tüüpi, mis type, nagu mis oodata võib? See on kõige kiirem laul, mis ma olen teinud. Ta on nagu vana Lautei, aga ta ei ole nagu vana Lautei, ta on nagu uus ja vana kokku pandud. Ja aga aitäh sulle. Ja järgmise korrani. Järgmise korrani. Aitäh Eskod, aitäh kõik, kes videosid tegid, aitäh fotograafid, aitäh vanemad, aitäh Maiken, aitäh õde, aitäh vend, aitäh Eerik. Aitäh mulle ka. Aitäh Matto. Minu õde. On tore sind näha siin esitlusel. Kas oled valmis? Jaa, ma olen täiega valmis, ma siiralt huviga juba ootan, mille Max ja Erik nüüd valmis on teinud, et album on väga suur asi ja ma ütlen palju õnne neile isiklikult ka, aga ühesõnaga palju õnne neile siin ka, kui nad kunagi vaatavad seda. Et oled seda listi näinud ja listi nähes tekkis küll siuke tunne, et kindlasti võib täna koha peal olema. Ei no muidugi, ma ei käi sihukestel üritustel, ma lihtsalt ei viitsi. Ja kuna Max ja Erik kunagi käisid minu albumesikal, siis on ilmselgelt nagu ma näitan sama vastu, et musatööstuses Eestis niikuinii on nagu austuse värk minu arust nagu säilinud, et kõik ongi üksteisega väga normaalsed ja see on nagu peamine selles suhtes ka, et väikses konnatiigis tulebki hoida kokku ja toetada üksteise projekte ja ühesõnaga album on taaskord ülisuur asi ja on hea meel siin olla. Vot, Sam muidu ei käi, aga vot milline au, et aitäh, et sa tulid ja võib-olla pärast catchimas uuesti vaatame, mis on järgmised hinnangud peale siis väikest esitust. Aga praegu aitäh sulle. Kuidas ise hindad albumit? Mina hindan albumit väga hästi, see on hästi teistsugune kui nende varasem mus ja ma olen ikkagi fänn since day one põhimõtteliselt. Seega mulle väga meeldis see, kuidas nad ise enne indekatel kirjatasid seda, et võtke seda kui nagu uut asja, et ärge minge mingite ootustega sinna sisse ja see oli väga hästi kokku võetud, mis album on. Albumi Lastemaailm viimane laul on ka hästi südant puudutav ja mulle väga meeldib, kui nad poevad hinge. Jaa, see oli väga huvitav, et ta oli nagu väga südamlik ja hingene lugu, aga siis tuli normaalne hardstyle ja see ikkagi läks hinge, et see oli väga huvitav, et ma ei ole sihukest asja varem kuulnud ka ja respekt ka produjale. Aitäh sulle! Aitäh!